Tere jälle kõigile. Kuidas on teie päev läinud? Kuidas te ennast tunnete? Mis teie elus toimub? Täna soovin ma teile rääkida 5 teest. Selle teadmise tõi minule peaingel Gabriel. Ja see seletab nii mõndagi. Ja just kui teid vaevab küsimus oma elu eesmärgist, elust mõttest ja elust üldse, siis siin on see õpetus. Et meie elu on alati 5 teed. Nagu meie sõrmed, meie käsi sümboliseerib meie 5 teed. On olemas siis tume tee. See on lühike. Ja kui seda teed on juba kord mindud, siis sellelt väga palju enam tagasi teed ei ole selles elus. Teatud punktini on, aga siis enam mitte. Sellel teel on siis sellised jubedused, mis algavad nagu väiksemast, nagu vargused, suuremad vargused, inimkaubandus, mõrvad, kõik jubedused. Ja see lihtsalt on, see on meie maailmas. Ja inimesed, kes lähevad seda teed, nad lähevad tumedat teed ja see on tume tee. Aga see meil siin maailmas olemas ja see on vaba valik. Ja edasi siis järgmine tee ehk ühiskonnatee. See on selline tee, kus me keskendume sellistele asjadele nagu sööme, sigime ja siis kõik meie kõrgemad ülesanned jäävad tegemata. Kui me lähme ülesse, siis me oleme siin söönud, elanud, lõbutsenud, aga kõik meie tähtsad tegemised, ülesanded on tegemata. Kokkulepped, mis meil teiste inimestega on tehtud enne elu, on täitmata. Ja me oleme elanud sellist lihtsat, tavalist elu, et hoida elus oma keha, oma maist keha ja maiste asjadega tegelenud. See on ka nagu ühiskonnatee. Ja siis, naljakas või mitte, aga see tee. Ma isegi nagu küsisin Gabrielilt, et kuidas siis nii. Aga kas pole, et vahepeal meil tuleb näidata keskmist sõrme kõigile, et täita oma kõrgemat elu eesmärki. See on siis kõrgem tee, ta on ka kõige kõrgem sõrm. Meie kõrgem tee, meie elu eesmärk, meie siin oleku põhjus ja elu eesmärk. Me oleme siin kindlal põhjusel, me oleme siia tulnud täitma kindlat ülesannet, tegema kindlaid asju, mida meie enda kõrgem mina on enne meie elu meile valinud. Me oleme selle ise valinud. Me täidame siin iseenda ja oma Jumala plaani. Ja tegelikult teist teed ei peakski olema. See on meie tee. Olla siin ja teha seda, milleks me siia tulime. Selleks tuleb ilmutada kõiki kõrgemaid tunded. Mõistlikkus, mõõdukus, meelekindlus, vaprus, usk, lootus ja armastus. See on vapper tee. See on meie kõrgem tee. Just seal täituvad tõelised, helged, harmoonilised ja seal täituvad meie unistused. Ja siis selle kõrval on tee, hirmu tee. Kui me saame siis teada, mis me tegema peame, aga me kardame seda. Ja sellel teel on meil masendus, depressioon, härevushäired, kõiksugused häired, mis seiskavad meie elu. Me ei liigu kuhugi. Mingi areng toimub nagu alati ikkagi selle maisel tasandil, aga me seisame.
no ja kui on inimene haaratud masendusest, depressioonist, siis ta ka päriselt võib lihtsalt seiskuda. Ta muutub teistele koormaks. Ja ta ei tee seda, mis ta tegema peab. See on hirmutee. Et siis sellel teel on kõik meie depressioon, ärevushäired, masendus. Et kui nüüd vaadata sügavale, et mõelda, et sellel teele satud sa siis, kui sa ei tee seda, mis sa tegelikult tegema pead, kui sa ei täida oma elu eesmärki. Mõtle, mida sa tulid siia andma, mida sa tulid tegema. Elu on siin andmises, mitte saamises. Et mõtlegi, kui sa tahad saada, on see tume tee. Või see hirmutee, et sulle peaks midagi andma kergemalt või see, mis sa teed, on raske. Sa kas annad, kas sa oled andmises või sa oled saamises. Isegi ükskõik millises olukorras sa oled. Kas või haiglas viimase astme vähiga suremas on ka sul võimalus anda. Nii näeb seda Jumal ja inglid. Kas ise saad näiteks särada, öelda kellegile midagi head, kirjutada valmis headel päevadel muusika või laulu ja anda maailmale. Või tänapäeva nuti ajastus teha postitusi, rääkida inimestega. Alati on võimalus anda. Ole olemas ja keskendu andmisele. See ongi nagu mündi 2 poolt. Kas sa tahad anda või sa tahad saada. Nii et mõelge teinekord selle peale, kui te satute masendusse ja depressiooni teele. Ja samas sellest ei ole mitte midagi, kui te seal olete, nagu midagi halba. No, selles suhtes ärge piitsutage ennast, nagu Gabriel ütleb, et me oleme alati kõigil nendel teedel, meil tuleb valikuid teha. Mõni valik on muidugi suurem, et must ja valge, et kas hea tee või halb tee, nagu käeski, et need on nagu, kus me saame kõikuda, aga see on nagu hoopis teine tee, et siin ei ole enam mingit kõikumist. Et on must tee ja siis siin on need teised teed, et kui siin ongi valge tee, hall tee, hall on siis nagu masendus ja depressioon, nagu öeldakse, mul on hall peal või nagu see nii ongi. Nii. Ja siis on ju üks sõrm veel. Ja mis see on? See on valge tee, nii-öelda veel teine. See on uus tee, kus näiteks väga kõrgelt harrenenud hing, olles siin maal, leiab, et see, mida ta ennem endale valis, see nagu ei saa kõige rohkem inimesi aidata. Et ta on otsustanud teist imelist teed käia. Ta tühistab oma eelmise tee ja asub uut teed tegema. Seda siis meditatsioonis, une ajal. Aga selleks peab olema hing väga kõrgelt arenenud. Meditatsiooni tasandil, valgustunud. Ja siis on ka siin teel surm, enesetapp, enneaegne lahkumine. Või kui inimene ütleb, et ma enam ei suuda ja ta läheb. Ja siin on see, kui te imestate, kui keegi on väga vara lahkunud liiklusõnnetusena, laste surmad. Et see on uus algus. Meie jaoks muidugi lõpp, kes me siia jääme, aga tema jaoks uus algus. Uus võimalus. Teha uut moodi. Ja käia oma eluteed. Et siis 5 teed. Et vaatame siis, et suurem osa ajast me ikkagi käiksime oma kõrgemat teed. Uskuge mind. Käies oma kõrgemat teed. Need, mis seal kaasnevad, on need palju imelisemad kui meie hirm. Ja palju asju lihtsalt ei juhtugi, mida me ette kardame. Ja kui juhtub, siis meil on selleks juba olemas kõik vajalikud teadmised, me oleme sinna arenenud ja me saame nendega hakkama samm-sammult, kui nad tulevad. Pole vaja ette karta, sest need rõõmud ja õnnestumiste üle eufoorilised tunded on seda kõike väärt. Ja lõpuks
kui me läheme ülesse, saame öelda, jah, me oleme kõik teinud, mida meil tuli teha ja oleme valinud oma kõrgema tee, kõrgemad tunded nii igas olukorras, igas mõttes kui teos. Püüdkem siis suuremas ajast käia oma kõrgemat teed. Ja ka seniks palju ingleid teile.